Rikkus ei tule iseenesest ja rikkaks ei saada ainult omal jõul, vaid see on meeskonnatöö. Seda tasub kindlasti meeles pidada. Muidugi, juhul kui tegemist pole loterii peavõiduga, aga seegi on rohkem muinasjutuline ja harva esinev võimalus. Kõigepealt õppige kasutama oma sisemist filtrit ehk jagama inimesi kahte rühma. Sõbrad ja vaenlased, rikkad ja vaesed, kasulikud ja kasutud inimesed, julged ja arad, sinu huvide poolt või vastu, pikaajalised või lühiajalised tutvused, eesmärgikohane tegutsemine ja eesmärgiväline tegutsemine. Kas pikaajaline tulemus või lühiajaline tulemus? Kas olla seekord hea või hoopis pahatahtlik inimene? Ja nii edasi mõtlemine. Selline jaotamine aitab kiirelt ja lihtsalt selgeks enesele teha, mis on tegelikult kasulik ja mis mitte. Loomulikult kõiksuguseid halbu asju ei saagi alati ette näha ja selle vastu midagi ette võtta. Aga kindlasti tuleb võtta endale mõtlemisaega. Seda saab teha kindlasti. Paljusid vaevab ehk küsimus, miks me pole vahepeal rikkaks saanud ja miks aeg-ajalt külastavad meid majanduskriisid. Vastus on imelihtne. Nii kaua, kui inimesed töötavad onu ehk riigi heaks, ei võigi nad ju rikkaks saada, sest riigitöölt saadud tulust läheb suurem osa maksude, võlgade ja pensioni peale. Ja see pole veel kõik. Nagu igapäevane elu meile väga teravalt näitab, tuleb arvestada ka inflatsiooniga. Inflatsioon on siis puupea keeles hüppeline kaupade ja teenuste hinnatõus, mis samal ajal kõvasti vähendab inimestele kätte jäänud elatusallika väärtus sedavõrd, et väga raskeks läheb vastupidamine järgmise palgapäevani. Kas tuleb tuttav ette? Riik on tegelikult meie vaenlane, sest ta on ainult huvitatud sellest, kuidas meie käest raha endale saada. Sellest võime endale kinnitus saada näiteks maksude ja pensioni maksmise põhjal, aga samuti saame sellest aru ka siis, kui tarbime sotsiaalhoolekande teenust. Siis näete veel eriti seda tugevalt. Kuidas seal vastavad asjapulgad lausa vägisi tahavad su käest raha ära võtta. Mina olen tähele pannud näiteks kaks tegutsemisviisi, kuidas nad seda teevad. Kas siis kohtuekspertiisi kaudu, kus peale vaimupuude määramist võetakse raha siis niinimetatud eestkostja abil vaesekesel ära. Või teine variant on näiteks selline,
kui inimene suunatakse ümber sellisele iseseisvale elamisteenusele, kus inimene on sunnitud oma rahalisi kohustusi täitma ikkagi üle oma võimete. Nii et mõelge selle peale, enne kui te kedagi riiklikusse asutusse elama tahate panna. Kas see on ikkagi hea mõte? Ehk oleks parem teda siis kohe oma kodus padjaga ära lämmatada. Sest tulemus on ju nii kui nii üks ja sama. Ja uskuge mind, sellega te osutate oma armastatud lähedasele palju suuremat austust, kui viia lihtsalt vaesekest teise kohta surema. Igaüks teist, kes on andnud sotsiaalhoolekandesüsteemis just taolise panuse, on sisuliselt toime pannud kuriteo. Vahet pole, kas see on tahtlik või tahtmatu. Ja need inimesed, kes praegu nii truult ja naiivselt selles süsteemis töötavad, hoidku alt, et nad ise sotsiaalhoolekanneteenust kasutama ei peaks. Sest väga lihtne on ju nendel inimestel lohutada sellesse süsteemi kinni pandud kliente, kui nad ise asuvad süsteemist väljaspool. Neil on väga mugav soustida kokku fantaasiarohkeid jutukesi iseseisvast elust või helgest tulevikust, sest nemad ise ju ei pea elama niimoodi. Need sotsiaalhoolekandesüsteemi argpüksid teevad lihtsalt oma tööd. Pidage seda meeles. Kui solvasin kedagi, kes töötab või on töötanud sotsiaalhoolekandes, siis tõesti andke andeks. Aga kui saate ise kunagi seal kliendiks, siis ehk mõistate, mida ma silmas pean. Aga see selleks. Vahest on mul selline tunne, et inimesed ei saa tegelikult aru, mis on pank ja mis on panga eesmärk. Tuletan siis teile igaks juhuks meelde. Pank ei ole ainult raha hoidmise koht, vaid eelkõige on pank äriettevõtte, mille eesmärgiks on ja jääbki olema ainult kasumi teenimine. Seega tuleb väga hoolikalt tähele panna pangapoolseid pakkumisi. Nii nagu riik, tegutseb ka pank eelkõige just enda huvidest lähtuvalt. Meie asi on aru saada, mis on meile kasulikum. Kui hetkel ei tea, siis tuleb oma teadmisi rahast laiendada. Võtta enda jaoks aega ja raha teemalisi materjale läbi töötada. Üks moodne teenus, mida inimesed põhiliselt teavad ja enamasti ka kasutavad tavaliselt pangas, on laenu võtmine kinnisvara tagatiseks saamise alusel. Mis asi on siis see laen? Kohe ma vastan sellele küsimusele. Pikaajaline või eluaegne maksekohustus, mille maksmata jätmise korral võtab pank
tagatise endale ehk sinu kinnisvara, näiteks kodu endale. Samas laenu võtmisega tuleb arvestada, et põhiosa, mida on vaja maksta, võib aja jooksul minna koos intressidega hoopis suuremaks. Nii et alati jääb oht, et võlad tekivad. Siinjuures olekski tarvis rääkida võlast. Võlg võib olla nii pahaloomuline kui ka healoomuline. Pahaloomuline võlg on laen, mis võtab raha, nagu näiteks krediitkaardiga poes ostlemine, sest ostetud kauba väärtus ainult kahaneb. Aga healoomuline võlg on laen, mis annab raha pärast kasumiga tagasi, nagu näiteks kinnisvarasse investeerimine, sest selle väärtus võib kindlasti tõusta. Loomulikult tuleb investeerida sinna, kus liigub rohkem inimesi ja on olemas ka rohkem töökohti. Kas siia Eestisse tasub investeerida? Sellele küsimusele jääb vastamata, sest pole vaja niigi kahanevale isamaa armastusele omalt pooltki veel siin hoogu anda. Milleks, nagu pilvedes hõljuvad poliitsuurused ütlevad? Eestis on hea elada, ärge minge ära. Aga kellel on Eestis hea elada? Ka sellele küsimusele peame kahjuks õhku rippuma jätma. Kes tahab, vastaku ise nendele küsimustele, nii et naaber ei kuule, ehk siis hästi vaikselt omaenda mõtetes ja mitte kõva häälega. Muidugi kinnisvarasse investeerimisel on ka omad riskid ja raskused ning tuleb arvestada sellega, et raha võibki ainult kinnisvarasse voolatagi, et riigi enda majanduse jaoks ei jää peale võlgade midagi. Ja nii ongi juba juhtunud, muidu ju kriisi ei oleks. Mis asi on siis üldse kriis ja millest see siis tekib? Lihtsalt öeldes, kriis on väheste ja ahnete inimeste poolt meelega tekitatud majanduslik haigus, mille eesmärgiks pole midagi muud kui ülejäänute inimeste arvelt rikastuda. Kriis saab alguse raha äravoolust turgudelt või sihilikust lõhki laenamisest näiteks pankade poolt. Kriis lõpeb ära siis, kui kriisi tekitajad seda tahavad, lastes raha turgudele tagasi. Kriisi ajal peab lihtpalgaline inimene eriti hoolega tähele panema, mida ta oma rahaga teeb ja kuidas ta seda kulutab. See on tegelikult väga raske, sest me elame ju igasuguste asjade tarbimist ja ostmist soosivas ühiskonnas, kus tahetakse vaesed panna sama palju asju ostma, nagu teevad seda rikkad.
Selle nimel on ju tehtud igasuguseid soodustusi pakkuvaid kampaaniaid, säästukaarte ja vautsereid. Sellega luuakse lihtsalt tavatarbijale mesimagusaid pildikesi sellest, et kuidas temagi saab rikastega sammu pidada ja kui soodsa hinnaga ta kvaliteetset kaupa või teenust võib saada. Tegelikult on see kõik üks suur pettus, sest seda praaki, mida saaks välismaalt tasuta, müüakse meil Eestis jutumärkides soodsa hinnaga maha. Sedasi tehakse ja väga palju, sest lollidelt tulebki nende raha ära võtta, nagu mulle on riik ja sotsiaalhoolekandesüsteem õpetanud. Loodan, et saan jätkuvalt olla riigi tegemistes usin õpilane. Nii nagu ametnikud sotsiaalhoolekandesüsteemis ei ole ka pankurid raha tegemise süsteemis süüdi selles, et nad inimeste elusid persse keeravad. Nad lihtsalt teevad oma tööd. Ja kui nad tööpäeva ära lõpetavad ning kodu poole hakkavad minema, siis usuvad nad kindlasti sellesse, et küll alles tegid ikka head tööd. Mis sellest, et see nende töö läheb hiljem teistele inimestele väga kalliks maksma. Nii ametnikud kui ka pankurid töötavad alati kas enda või kellegi teise huvides ja mitte meie enda huvides. Ning seepärast ei tasugi neilt alati oodata seda, et kõik läheb hästi. Parem olge ise enestele aktiivsed infoankijad ja leidkem igaüks selle info, mis töötab meie huvides. Sest elame ju ikkagi infoajastul või kuidas? Samuti on vaja aru saada, mida need tegelased teevad. Pankurid pakuvad ja toodavad põhimõtteliselt ainult võlgu. Võivad igal ajal inimeste arvetel sorimas käia ning võtta sealt endale tehingute tegemiseks nii palju raha, kui tahavad. Hoolimata sellest, kas raha on teil vaba või kuskil hoiusel, fondides või mujal. Panka see ei koti. Tema lihtsalt proovib igal viisil teenida kasumit. Raha kaotamise risk on meil kõigil igavesti olemas. Ka pangas raha hoidmisel. Pidage meeles. Mitte pank ei kaota raha, kui ta pankrotti läheb, vaid kaotajaks jääme ikkagi meie, kes me seal oma raha hoiame või oleme hoidnud. Kas te olete näiteks mõelnud sellele, mis juhtub teie rahaga seal pangas öösel magamise ajal? Milliseid katsumusi teie raha igapäevaselt üle peab elama? Loomulikult mitte just eriti. Ametnikud aga valvavad, et inimesed ikka oma kohustusi riigi ees ära ei unustaks.
süütavad neid oma paberimajandusega, tekitavad järjest uusi süsteeme, et inimesi igatepidi kuidagi ninapidi vedada. Leiutavad aina uusi tõlgendusi selle ja teise nähtuse või seaduse kohta. Ikka nii, nagu neil mugav on ja nagu nende huvid seda nõuavad. Kusjuures huvitav on see, et nii riigi, ametniku kui pankuri tegevusel on üllatavalt palju sarnasusi. Nad mõlemad püüavad rikastuda teiste arvel. On näiteks üks põhiline sarnasus. Nad mõlemad on omakasupüüdlikud ja igal võimalusel kasutavad inimesi ära. See on ka väga populaarne sarnasus. Nad mõlemad kasutavad ära inimeste nõrki kohti. Nad mõlemad hirmutavad ja ähvardavad inimesi. Nad mõlemad räägivad inimestele ainult nii palju, kui inimene ise teab, mitte rohkem ega vähem. Nad mõlemad võivad jagada inimestele kas valet või ebapiisavat infot. Nad mõlemad soosivad, et inimesed oleksid rumalad ja mitmesuguste sõltuvuste meelevallas. Nad mõlemad saavad inimestelt raha varastada täiesti seaduslikult. Nad mõlemad püüavad saavutada täielikku kontrolli inimeste üle. Neid mõlemaid huvitab ainult see, kuidas saada enda taskusse palju raha ja mitte inimene ise. Inimene on nende jaoks ainult vahend ja kõik muu, mis inimesega kaasnevad, tegelikult ju ei huvita enam kedagi. Küsimus on ainult selles, millist võlukunsti nad selleks kasutavad ja milliste skeemide alusel jõuavad nad kõige paremini eesmärgini. Sest raha on ju vaja inimeste käest ära võtta. Inimesed ju niikuinii ei tea rahast midagi ega oska sellega midagi mõistlikku teha. Parem andke raha meile, küll meie juba teame, mida on tarvis teha. Vot selline ongi nende nägemus ja paraku selliseks see ka jääb. Vahelduseks räägime säästmisest. Nii, mis on see palju kiidetud säästmine meie jaoks tegelikult? Vastus on üks, see on nälg. Enamus targad rahamehed ja omakasupüüdlikud pankurid räägivad küll, et säästmine on rahaline kokkuhoid parema tuleviku kindlustamise nimel ja tuleb võimalikult palju osata igapäevakulude pealt kokku hoida. Aga see on ainult osaliselt õige. Sest jäetakse ju mainimata vähemalt kaks kõige olulisemat asja. Esiteks, see tarkus kehtib eelkõige ainult rikastele ning teiseks, enamus meist ei omagi sellist head sissetulekut, millest annaks midagi
kõrvale jätta. See on enamuse jaoks võimatu ja seega suht mõttetu soovitus. Pigem parem nõuanne oleks rahameeste poolt. Õpi raha targasti kulutama ja ära võtta laenu. Kuid loomulikult ei tule sellised soovitused nende poolt kõne allagi, sest valed nõuanded ongi ju nende leib. Samuti soovitavad nad meile oma raha kasvama panna nende poolt pakutavatesse erinevatesse fondidesse, kinnitades, et siis on riskid jaotatud ja ohud sellega ära hajutatud. Tegelikult pole see nii, sest nende fondide põhjaks on ju ikkagi väärtpaberid. Seega risk on ikkagi üks ja seesama. See, et raha liigub läbi erinevate fondide torukeste, ei ole ju veel riskide jaotus, sest raha jõuab ikkagi ühte ja samasse riski, mis sest, et läbi erinevate fondide torukeste. Aga sihtkoht on ju ikkagi kõikidel juhtudel üks. Tõeline riskijaotus on see, et raha paigutatakse erinevatesse kohtadesse. Väärtesemed või väärisesemed, kuld ja hõbe, kinnisvara, mille väärtus kindlasti ei kaane. Näiteks maatükk. Raha teistele väljalaenamise läbi pikaajaliste ja võimalikult turvaliste internetiportaalide kaudu, kus sa saad ise palju paremini näha, mis su rahaga toimub. Panga puhul jääb meil endal see asi kõik nägemata, kuidas meie rahasid tegelikult investeeritakse ja milliseid õuduseid see raha tegelikult läbi elab. Ning seda, mida sa ei näe, on minu meelest palju suurema riskiga, kui tehes seda asja ise. Ja viimane variant oleks niimoodi, et meile ebavajaliku asja maha müümine. Vaat see on tõeline riskijaotus, sest nüüd oleme loonud endale palju rohkem võimalusi raha kasvatamiseks. Isegi siis, kui mõni võimalus neelab raha ära, siis teised võimalused on meil veel ikkagi alles, kus raha edasi toimetab ja kasvab. Tänan kuulamast!